Armu ja rahu. Alustame meie Isa palvega. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issand, sina oled öelnud, et kus 2 või 3 on koos minu nimel, seal olen mina nende keskel. Aitäh, et oleme osa saanud sinu armust. Aita meil kasutada iga võimalust, et ligimesi armastuses teenida. Lase oma vaimul liikuda siin meie keskel, et me kuuleks sinu häält. Näeks sind seal, kus sa ootad ja elaksime sinule meelepärast elu. Au olgu Isale, Pojale ja Pühale Vaimule. Aamen. Tänase palve hommikusöögi teema on Kristus meie keskel, näljas ja janus. Ja kirjakoha, mille ma ette loen, on Mattiuse 25, tähendamissõna rahvaste kohtust alates salmist 31. Aga kui inimese poeg tuleb oma kirkuses ja kõik inglid temaga, siis ta istub oma kirkuse troonile ja ta ette kogutakse kõik rahvad ja ta eraldab nad üksteisest, otse kui karjane eraldab lambad sikkudest ja ta seab lambad oma paremale käele, sikud aga vasakule käele. Siis ütleb kuningas oma paremal käel olijatele, tulge siia, minu Isa õnnistatud, pärige kuningriik, mis teile on valmistatud maailma rajamisest peale, sest mul oli nälg ja te andsite mulle süüa, mul oli janu ja te andsite mulle juua, ma olin kodutu ja te võtsite mu vastu, ma olin alasti ja te riietasite mind, ma olin haige ja te tulite mind vaatama, ma olin vangis ja te tulite mu juurde. Siis vastavad õiget talle, Issand, millal me nägime sind näljasena ja toitsime sind või janusena ja jootsime sind, millal me nägime sind kodutuna ja võtsime su vastu või alasti ja riietasime sind, millal me nägime sind haigena või ja vangis ja tulime sinu juurde. Ja kuningas vastab neile, tõesti ma ütlen teile, mida iganes olete teinud kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle. Siis ta ütleb ka vasakul käel olijatele, minge ära minu juurest ja ära neetud igavesse tulle, mis on valmistatud kuradile ja tema inglitele, sest mul oli nälg ja te ei andnud mulle süüa, mul oli janu ja te ei andnud mulle juua, ma olin kodutu ja te ei võtnud mind vastu, ma olin alasti ja te ei riietanud mind, ma olin haige ja vangis ja te ei tulnud mind vaatama. Siis vastavad ka need, Issand, millal me nägime sind näljasena või janusena või kodutuna või alasti või haigena või vangis ei ole sind teeninud? Siis ta vastab neile, tõesti ma ütlen teile, mida te iganes olete jätnud tegemata kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete jätnud tegemata minulegi. Ja need lähevad igavesse karistusse, õiged aga igavesse ellu. Vennad ja õed Kristuses. Kui Kristus räägib rahvaste kohtust, siis ta ei räägi läbi lillede või ümber nurga. Ta kõneleb otse. Me kuuleme, et lõpuks ei saa määravaks see, kui palju me teadsime või tundsime, vaid see, kas me armastasime. Ja kas see armastus sai teoks. Kristus ütleb, mina olin näljane. Mitte lihtsalt need inimesed olid näljased, vaid mina. Selles lihtsas lauses on midagi vapustavat. Jeesus samastub iga abivajaga. Näljase nägu on Kristuse nägu. See tähendab, et iga tegu, olgu väike või suur, mis on tehtud armastuses, saab igavese kaalu. Aga samas, iga kord,
kui sulgeme silmad, kõrvad ja südame, muutume tuimemaks ka tema näole ja häälele. Seepärast ei saa me mööda vaadata ei tänaval ega südames. Me ei saa päästa ennast tegudega, aga päästetud usk ei jää kunagi viljatuks. Kui püha vaim on meis, hakkab meist läbi voolama Jumala armastus. Ja see armastus ei ole ainult tunne, need on sammud, mis astutakse ligimese armastuses. See on leib jagatud, sõna öeldud, käsi ulatatud. See on see, mis sünnib, kui Kristus elab meis. Me ei saa muuta maailma, aga võime lasta Jumalal muuta meie südant. Ja selle kaudu ühe hetke, millest kasvab hetkede jada ning lõpuks ülestõusmine surmast ellu. Kristus ei oota meilt kangelastegusid, vaid ustavust. Usk, mis kuuletub ka siis, kui keegi ei näe. Lootus, mis hoiab teist, kui endalgi on vähe. Armastus, mis ei oota midagi vastu. Sest armastus ei ole tundevili, vaid tuleb Jumala sügavusest, seal, kus on armastuse igavene allikas. Issand Jeesus Kristus, kes sa istud taevasel troonil ja samastud väikseimatega. Aita meid ära tunda ka sind seal, kus sind kõige vähem oodatakse. Me palume täna nende eest, kel napib toitu, kes ootavad mitte ainult leiba, vaid ka armastust, märkamist ja tähelepanu. Muuda meie südamed tundlikuks. Aita meil sinust mitte mööduda. Ja kui meie oma käed jäävad tühjaks, täida need sina, et võiksime anda sinu armastusest. Aamen. Iisak Süürlane on öelnud, vaikuses kuuleb hing Jumala sosistust. Võtame nüüd 5 minutit vaikuses. Me ei pea võtma seda kui mõtteharjutust, vaid võimalust lasta Jumalal end isiklikult kõnetada. Kui tekib tahtmine millelegi mõelda, siis mõtlusküsimused. Kus ja millal olen mina mõnest abivajajust möödunud? Keda saan mina toita materiaalselt ja vaimselt? Kuidas näen Kristust oma igapäevaelus?
Issand, aitäh sulle sõna, vaikuse ja osaduse eest. Tänan sind leiva eest, mida jagame, ja iga käe eest, mis selle on valmistanud. Ole meiega siin lauas ja pärast, kui läheme laiali. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu. Kristuse nimel, aamen. Õnnistatud hingamispäeva.